Mul tuli inspiratsioon jagada polaarsuste teemal läbi tšakrasüsteemi. On üks selline teooria, mille kohaselt läbi oma väekeskuste mees ja naine siis toetavad teineteist ja harmoonilist ühendust omavahel. Ning see on just toimiv siis, kui on suhtes selline mehelik mees ja naiselik naine või et kui te soovite, et teil oleks selline suhe. Ja siis mehe esimene väekeskus on esimeses tšakras, teine väekeskus on kolmandas tšakras ja kolmas on siis kõri tšakras, 5. tšakras. Naise esimene väekeskus on teises tšakras, teine väekeskus on südamekeskuses ja kolmas on kolmandas silmas. See süsteem toimib siis selliselt, et mees annab oma esimesest tšakrast naisele materiaalse kindluse tunde. Ehk et kindlustab selle, et perel oleks kodu, kus elada, et oleks toit laual, et lapsed oleksid hoolitsetud materiaalses mõttes ja et sellised suuremad kohustused oleksid kaetud. Mis ei tähenda seda, et siis naine ei võiks ise tööl käia ja raha teenida ja ka osaleda kohustuste täitmises. Aga see tähendab seda, et naine ei võta täit vastutust siis selle materiaalse poole kohustuste täitmise eest. Et mees tagab selle oma vastutusega, et tema vastutab, see on tema ülesanne tagada, et need kohustused saaksid siis täidetud. Ja see loob aluse selleks, et naine saab alistuda mehelikule energiale, et minna sellesse naiselikku voolamisse ja lõdvestusse ja nautimisse ja mängulisusesse, mis on kõik siis naise esimese väekeskuse ehk teise tšakra kvaliteedid. Selline mõnus, voolav, loominguline, pehme, naiselik, kiisulik, sensuaalne naine siis annab seda kõike mehele läbi oma andumise talle. Ja loomulikult, kui naise teine väekeskus on kinni, siis jälle tema omakorda ei anna mehele seda loomingulist inspiratsiooni. Ehk et naine on nagu muusa mehe jaoks ja ta annab talle selle inspiratsiooni, et mees tahaks veel rohkem luua, veel rohkem pakkuda. Ja kui nüüd naine valib hoopis selle, et ei, ma tahan tööd rügada, ma tahan teenida, ma tahan võrdväärselt vastutada, siis tegelikkuses ta võtab mehelt võimaluse ära kogeda seda mehe algprintsiipi, mis on siis soov anda. Siis lähme edasi mehe teise väekeskuse juurde, läbi mille siis mees annab naisele staatuse. Ehk et ta paluta siis kas naiseks või ta tutvustab kõikidele oma sõpradele, oma perele, tuttavatele, avalikkusele, et see on nüüd minu partner või see on minu naine või kuidas iganes keegi seda nimetab, elukaaslane. Et ta annab läbi selle naisele siis staatuse ja tunde, et ma olen sind valinud. Ja kui mees nüüd seda ei tee, siis naisel hakkab alateadlikult see väärtustamine, enda väärtustamine naisena hakkab kannatama. Ja kui neid asju nüüd ei juhtu, kui see esimene, et mees ei anna seda materiaalset kindlustunnet naisele, siis kui pikaajaliselt naine võtab ise vastutuse materiaalsete kohustuste eest peres, siis ühel hetkel naine kurnab ennast välja. Ta kurnab välja oma naiselikkuse, oma naisenergia ja
tulemuseks on siis see, et ta ei ole enam mehe jaoks atraktiivne naisena. Minul endal on elus juhtunud korra niimoodi, et olude sunnil ma olin, vähemalt ma ise tundsin, et ma olen kohustatud seda tegema, võtsin vastutuse siis materiaalsuse eest nagu meie peres üksinda ja 9 kuu möödudes, kui mul oli kõik raha otsas, mul oli energia otsas, tundsin, et ma olen täiesti väsinud sellest kõigest, siis ma jäin korralikult haigeks. Ja ütlesin ka mehele vahetult enne seda, et ma enam ei jõua, et nüüd sa pead ise üle võtma, et mul ei ole enam jaksu, et meid kõiki üleval pidada. Ja minul kulus selleks siis 9 kuud. Teine kogemus oli see, kus ma olin mina vähemalt olin pühendunud sellele suhtele ja mees ei tahtnud mulle seda staatust anda, ehk et ta ei tahtnud tunnistada seda, et me oleme püsisuhtes. Ja samamoodi 9 kuu möödudes jälle jäin haigeks korralikult ja tundsin, kuidas see kurnas mind täielikult välja, et ma olin täiesti energiast tühi ja ühel hetkel see suhe saigi otsa. Ja nii, kus ma jäin 4. väekeskus, et kui mees andis naisele oma teisest väekeskusest staatuse, siis naine annab läbi oma teise väekeskuse mehele armastust, hellust, hoolt, kodusoojust, pehmust, kõiki neid kvaliteete, mis panevad meest tundma seda, et ta on naise poolt tahetud ja armastatud ja hoitud, et tal on mõnus tulla koju ja see on koht, kus ta saab ennast täita. Et ta saab sellist emotsionaalset täidetust, hingelist täidetust. Siis kõritšakra, mehe viimane väekeskus. Selle kaudu mees väljendab elus oma tõde, oma eesmärke, oma väärtusi, oma standardeid, seab piire. Ja kui mehel on sellega kõik korras, siis see on see, mida naine imetleb. Naine imetleb seda, kui mehel on eesmärgid, kui mehel on väärtused paigas, kui ta elab oma tões ja väes. Nüüd naise viimane väekeskus on 3. silm. See on siis see, mille kaudu naine väljendab oma sisemist tarkust. Seda, kuidas suhtes ümber käia suhtega, kuidas korraldada elu naiselikult läbi naiseliku tarkuse, kuidas olla see kael, mis pöörab mehe pead õiges suunas. Ehk et see on see, kuidas naine juhib siis seda suhet ja seda pereelu läbi oma sisemise tarkuse. Ja kui nüüd kõik need väekeskused korralikult toimivad omavahel, siis on tagatud see, et suhtes on polaarsus ja harmoonia. Ja siis selleks, et neid töös hoida, siis oleks hea teha mingisuguseid päästavaid praktikaid enese emotsionaalsuse eest hoolitseda, et see emotsionaalne hügieen on sama oluline nagu näiteks hambapesu igapäevane. Et sellega sa puhastad ära kõik need takistused, mis siis blokeerivad sinu energia vaba voolamist. Ja nüüd 21. märtsil oleme alustamas Merliisiga koos sisemise allika meditatsioonimaratoni, mis siis tegelikult on ideaalne selleks, et puhastada kõiki neid takistusi, blokeeringuid, mis on sinu kehas, mis ei lase su energial vabalt voolata, et tõusta, kundalini energial tõusta alt ülesse
nii et oled oodatud sellega ühinema. Ja reedel teen paaridele kohtingu õhtu polaarsuste teemal, kus siis saab vaadelda oma sisemist naist, oma sisemist meest, kuidas sul on andumisega meesenergiale, kuidas sul on ruumi hoidmisega naisenergiale, kuidas sa tunned ennast nii meesenergias kui naisenergias. Ja siis väestame ka oma polaarsusi, siis naised oma väekeskusi ja mehed oma väekeskusi. Et jään ootama tagasisidet, et kuidas sinul elus sellega on, et kas sa oled märganud neid polaarsusi, neid väekeskusi, kuidas need toimivad ja mis sa sellest arvad. Tšau!